Tallinna kesklinna mitmekesistab uus koolimaja. Muusika- ja balletikooli hoone Muba lahendus valiti välja rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel 2011. aastal. Selle võitsid Austria arhitektid. Seejärel lisandusid meeskonda Eesti ruumiloojad ning tulemuseks saadi orgaaniline ja terviklik kultuuride ning ruumide põimumise paik. Kõikides meie töödes, mida me läbi aastate oleme teinud, käib ikkagi arhitektuur, väline ja sisemine omavahel käsikäes. Et see sisemine ja väline ruum peavad nagu kuskil kokku saama ja mida sujuvam see on, seda loomulik on see võib-olla siis sellele kasutajale. Et kui siia majja siseneda, et siis tegelikult ma arvan, on väga selge vihje juba ka õues tulles. Me näeme fassaadi lahendust, siis tegelikult mingisugused vihjed tulevad ka siia aatriumisse. Et siin on natuke kuldset, samas on viltpaneelid, mis tasakaalustavad sellist glamuuri. Muba maja julgeb võtta vastutuse tuleviku ees. Selle loojad usuvad, et parimas ruumis kasvavad parimad heliloojad, koorijuhid, muusikud ja tantsijad. Selle nimel on vaeva nähtud nii detailide kui ka tehniliste lahendustega. Me ei teinud justkui tavalist üldhariduskooli, vaid see on ka ju muusikakool, ta on rütmimuusikakool, ta on tantsu- ja balletikool, aga ka samas kontsertmaja, et siin on ju saalide multipleks ja samas ka professionaalne helistuudiokompleks ja ka spordikompleks siis ujulaga, aga veel lisaks ka kodu. Et siin on ka ju tegelikult õpilaskodu, et õpilased elavad siin samas majas. Üks tõesti selline eriline asi, mis selle muusika õppimise, balleti õppimisega koos käib, on see, et tegelikult need inimesed, nendest saavad artistid. Ja see hoone mõnes mõttes ise on ka juba nagu selline, ka tema arhitektuur natukene aitab juba sellele kaasa, et siin olles sa oled juba nagu natukene ka mingis avalikus kontsertmajas või mingi sellises avalikus ruumis, et see on võib-olla tõesti see, mis eristab teda nüüd teistest koolidest. Kui sa siia majja sisened, me justkui ei tahtnud, et sa astuksid lihtsalt koolimajja, vaid et sa astuksid pigem kontsertmajja. Et kõik see kuldne portaal ja need suured saalimahud ja see suur peatrepp, et see on justkui vihje nendele suurtele maailma teatritele, maailma kontsertlavadele, et see on kuidagi see pigem see unistus, mille poole sa pürgid. Et siis me kasutasime kõikides saalides justkui samu materjale, aga erineval viisil, andes siis kõikidele saalidele oma tugeva iseloomu ja kõla. Me tahtsime, et siin oleks ka justkui teine õhkkond, mida sa võib-olla tavaliselt ei näe või ei taju, et siis me kasutasime saalides ka palju metalli. Ja metall tundus meile kui sisearhitektile väga suur põnev väljakutse, et kuidas panna see materjal tööle akustika heaks. Sest esimene mõte on see, et metall on vastuolus akustikaga, et see ei saa olla need kaks asja koos. Ja tänu heale koostööle heade akustikutega õnnestus see suurepäraselt, ma arvan. Tegelikult selles majas on nagu veel justkui üks teine maja veel sisse ehitatud, mis siis tagab selle akustika. Need enamus ruume on siin ruumis põhimõttel ehitatud. Võib-olla, et selles hoones on mõned sellised isepärased ruumielemendid, mis meile endale võib-olla just sellise väikse nagu kommina mõjusid siin selles hoones, et me nimetame neid ühtesid nendest linnumajadeks, mille eesmärk on ju tegelikult siis eralduda loomeinimesel oma ruumi, luua, mõelda, mediteerida. Kooliperel oli tegelikult suur vajadus tuua lapsed oma harjumusest välja, panna nad koridoris liikuma. Tänu sellele on loodud erinevad puhkamispesad, sest vahet ei ole, kas sa oled tantsimisega tegelev või sa tegeled muusikaga, et sellist pingelist kehahoiakut on päevast päeva ja seda lõdvestumistunnet on teadlikult siin, esile kutsutud. Arhitektuurilahenduse lähtemõte oli luua hoone keskele vaikuse aed. See tähendab, et maja näib tänava poolt endasse tõmbunud ja meenutab kindlust. Tegelik elu käib koolimaja sees. Kui me siin oleme maja käinud külastamas, siis on täitsa tore vaadata, kuidas õpilased seda hoovi ära kasutavad.
et see, kuidas nad tantsivad ja laulavad seal ja siis sa mõtledki, et vau, et tegelikult see ei ole nagu tavaline koolimaja, vaid see on tõesti selline, kus sa näed seda loomet õpilastes iseenesest tulevat. Et see ei ole selline, et ma tulen ja ma pean midagi tegema, vaid see tuleb iseenesest nendele, et nad naudivad tegelikult seda keskkonna ise ka. Ja. Ma arvan, et lisaks väga oluline element on siin see, et see maja ei avane ju ilmselgelt väljapoole, et avaneb tegelikult sissepoole. See on ümber mingi suured magistraalid, see müra on maha võetud ja see sisehoov on nagu mingi oaas siin nii-öelda, mis ilmselt aastatega aina kasvab edasi seda taimestikku ja puid, et see tekiks selline mõnus puhkekoht. Iga maja taga on inimesed, nii loojad, tellijad kui kasutajad. Ruumikunsti ülesanne on kõik osalised kokku tuua ning anda ehitatud keskkonnale isikupära. Ma arvan, et sisearhitekti võit on see, et sa kunagi ei tea, mis on uus objekt. Sa mõtled, et sulle pakutakse järgmist koolimaja. Ei, see on täiesti uus kontserdimaja. Et selles mõttes, et isegi kui objektid on sarnased või typoloogia või ülesehitus, aga sa kunagi ei tea, kes on sinu vastas uus tellija. See on tegelikult väga põnev eriala, mida enne, õppima minnes ei osanudki ette näha, et siin on nii palju tahke veel. Ma arvan, et see, mida me üritame oma loominguga tavaliselt teha või öelda, siis me üritame läbi selle ruumi avardada inimese meeli või siis tema teadvust või tuua tasse mingisuguseid uusi kogemusi. Et see on, ma arvan, iga projekti puhul see peamine eesmärk meil. See ei ole kunagi selline väga verbaalne, see on pigem selline sisemine veendumus, et arhitektuur suudab maailma paremaks muuta. Möödunud arhitektuuriaasta parimad tõestavad, et ruum on kõikjal ja põimib kokku mitmed valdkonnad. Hariduse, looduse, tööstuse ja filosoofia. Jätkuvalt on esil hea, roheline ja inimmõõtmeline väliruum. Väga selgelt tuleb välja, kuidas ruumikunst peab toetama õppimist ning õpetamist. Ühtlasi näitavad laureaadid ka seda, et väikestel sekkumistel võib olla suur mõju.